tere kõigile, Marko siinpool ja täna teen video Telia digibokside võrdlusest. Võrdlen vana Motorolat, vana Arrist ja uut Arrist. Panen teile siia pildid. Tavaline kandile Motorola, see on mul ikka eraldi veel ühendamata isegi hetkel. Selline Motorola, no seda on küll kahte marki, aga põhimõtteliselt vahet ei ole muud kui see üks on natukene kiirem kui see, väga vähe. See Motorola, siis tavaline Arris, mida kõik teavad, ja uus Arris 5305, mis on ümar ja mille karbist avamise ma just tegin, et video on siin üleval nähtaval, kes pole veel näinud. Aga võrdlus, ma pikalt mõtlesin, kuidas ma neid üldse võrdlen, sest tegelikult on nad kõik üks ja sama ju sisult. Et Telia annab siia oma menüü ja see on ikka ühesugune. Saad valida põhimõtteliselt menüü värvi ja ongi kõik. Et sisuliselt muutust ei ole. Et vahe on kiiruses ja seetõttu ka kasutusmugavuses. Ja kõige suurem vahe, mis on muidugi videoväljundi seadetes. Mitte seadetes, aga siis selles, millist videot ta välja annab, millise resolutsiooniga pilti. Ja praegu näete te pilti kõik uuemast digiboksist, 5305-st, Ultra HD digiboksist ja seda näitab ka siis see videoväljund. Ja võrdlus ise. Võrdlus ise on tegelikult problemaatiline ja ei ole head varianti. Et me saame testida kiirust ja mõtlesin, kuidas seda teha. Ja kõige lihtsam variant, mis ma välja mõtlesin, on see, et ma lihtsalt teen vajutuse ja te näete, kui kiiresti see asi liigub. Pluss see muidugi, et kui ma siin vajutan ühe korra, siis see aeg on erinev kui see, kui ma vajutan seal järgmisel boksil. Ja 3 kõrvuti ma ei viitsi küll paigaldama hakata. Et katsume mingit muud moodi natuke aimu saada. Ja eks ma räägin ka juttu peale, et mis ma siis sellest arvan, kui ma ühte või teist kasutan. Aga nüüd lähekski siis päris testi juurde. Esimene on siis Arris 5305 Ultra HD Telia tutikas digiboks ja hakkan vajutama. Alustan siis ETV pildiga ja lihtsalt klõpsin, nad on standardjärjekorras siin ja võtan puldi ette ja hakkan vajutama kanaleid. Et te näete, ma teen pöidlaga niimoodi, siis on ka näha, kui ma vajutan põhimõtteliselt. Ja ta loeb väga kiirelt. Põhimõtteliselt on vajutus nii, nagu peaks olema. Vajutan ja kohe juhtub. Viivitust praktiliselt ei ole. Väga kiire. Nii, võtame lahti menüü sellisel kujul, et kui ma valin siit ja hakkan klõpsima. Nagu näete, et ta vahetab ära nii kanali, kui kohe ka selle saate, mis jookseb ehk saatekava tähendab. Ja see toimub väga kiirelt. Võrreldes kõikide varasemate digiboksidega on see nagu tõeliselt kiire variant. Et võime siin ka kuupäevadega veel lapata, vaatame seda. Olen suvalises Fox Life'i menüüs ja nagu näete, ta kerib selle kohe, vahetab ära ka saatekava. Väga kiirelt see kõik toimub, et selles mõttes super. See oli siis nüüd kõik uuem digiboks ja sellest saate aru sellega, et see oli oranži värvi. Järgmiseks võtan siis ette vana Arrise, nii-öelda vana Arrise digiboksi. Nüüd oleme eelmise siis vana Arrise mudeli digiboksis. Vaatame sellest pilti ja selle värv on roheline, nagu te praegu näete. Ja ka pult on siis, võtsin teise puldi, et oleks kõik arusaadav, et on teistsugune. Lähen siit välja menüüst. Nii, ja sama lugu. Hakkan alguses lihtsalt vajutama ETV-st kanalid üles ja te saate näha seda.
ja võrreldes nüüd uue arrisega on vanem arris aeglane. Ta on tuntavalt aeglasem. Kui ma vajutan niimoodi siin, siis ta ei ole palju aeglasem, aga ta ikkagi on aeglasem. Nii. Aga nüüd, kui ma võtan ette selle nii-öelda koos saatekavaga menüü ja valime siit. Näete, viskab vahepeal ratast, kui ma tahan kiiresti vahetada. Vahetus ja nüüd tuleb kava. Vahetus, nüüd tuleb kava. Vahetan, tuleb alles kava. Kui ma nüüd kiiremini teen, siis ta ei lase mul isegi vahetada, sellepärast, et ta ei jõua saatekava ette kerida. Uuel arrisel seda probleemi ei ole, et see toimub praktiliselt hetkega. Et siin on see viivitus. Kui ma niimoodi teen, siis ta üldse ei jõua midagi teha, jookseb täitsa kiilub kinni nii-öelda. No mitte päris, aga ta jääb kõvasti maha, et mingit kiiresti kerimist ei saa nagu olla. Ja läheme siis näiteks siia päevade menüüsse, valime siit. Nagu näete, on jällegi silmaga nähtav viivitus. Ja nii ongi. Need olid siis nüüd 2 uut ja vana arrist, nii-öelda 2 kiiremat digiboksi. Aga nüüd paneme järgi digiboksi, mis on ikkagi võrreldes nende arristega tõsiselt aeglane. Ehk siis Motorola VIP 1003 ja sellest natukene parem mudel on 1903, kui ma nüüd ei eksi, aga ega neil suurt vahet ei ole. Panen selle järgi ja kohe siis vaatame ka, kuidas see töötab. Nii, Motorola on siis sinine ja Motorola erinevus võrreldes arristega on ka see, et seda peab sihtima. Arrised töötavad siis raadiosagedusel, ehk siis neid ei pea põhimõtteliselt enam sihtima. Et võtab läbi seinte ükskõik kus kohast, et mugav, aga Motorola on sihitav. Teeme siis Motorolaga täpselt sama testi, mis me tegime 2 arrisega. Paneme televiisori ETV peale ja hakkame vajutama siis seda kanaleid. Ma ei tea, kas ta niimoodi loodan, et registreerib ära. Nii, registreerib. Okei. Nagu näete. Pildi ilmumine. Kõik see võtab tohutult aega. Nii, lasen pildil kohe ette tulla. Nii. Ja nüüd tuleb pilt alles. Ja ma võtan kiiremini. No siis ei ole üldse midagi. Et siis on ta täiesti suvaliselt nagu. Et ei saa midagi aru enam, mis toimub. Kui natukene kiiremini tahad seda menüüd nii-öelda kerida. Tagasi ka proovime. 1 vajutus. Nii, mõtleb pildi ette. Järgmine. Et võtab kõvasti aega see asi. Nii, aga teeme siis lahti selle pikema menüü nii-öelda. Ja vaatame siit kaudu. Kerime siis. Nii. Ja ratas ja näitab kava. Ratas ja näitab kava. Ratas ja näitab kava. Ja nüüd vajutame kiiremini. Op, op, op. No ühesõnaga ta hakkab jooksma, ta ei saa enam aru, kus ta olema peab. Ja ta kaotab täiesti orientatsiooni see Motorola digiboks. Et väga ebamugav selles suhtes, et ma tean näiteks, et ma tahan vaadata näiteks TV6 sealt ülevalt ja mõtlen, vajutan siin paar korda, et ta läheb sinna. Siis ma seekord tabasin. Enamus kordi tegelikult ei taba seda. Ja vahest on ka nii, et tahad 2 kanalit üles minna. Vajutan 2 korda, siis ta vahepeal ei loe, siis vaatan, oi, peab vajutama ja loeb mingist X kohta, et see on nagu probleemne. Nii, vaatame ka siit kuupäevakava. Sinna üldse ei lähe. Läks. Nii. Nii, ratas. Ma vajutasin tegelikult, et näitaks järgmist päeva. Vajutan, näe, nüüd luges 2 vajutust juba ära.
et ta luges nagu vana vajutuse sinna peale kuidagi. 1, 2, näe, läks 3 korda. Et noh, see on see Motorola digiboksi suur probleem, et ta nagu loeb mingi suvakordi vahepeal. Vajutan, tegin 3 vajutust, ta läks 2 korda. Nüüd vajutan 1 korra, läks 1, vajutan 2, läks, näitab ratast, 1, mõtleb, näitab. Nii, ja nüüd lähen alla. Vajutan, ta näete, tuld põleb. Et noh, ütleme nii, et ta isegi siin praegu niimoodi testis ei näe väga hull välja, aga päris elus on see kuidagi nagu õnnetum. Nii, lähme kavasse ka. No siin on jah, veel hullem see asi. Et just see aeglus, sa hakkad juba juurde vajutama, vaatad, et ei lähe ja ikkagi vajutad. Et see on see, mis teeb selle asja nagu väga ja väga ebamugavaks selle Motorola digiboksi puhul. 3 digiboksi on nähtud. Eks ma lõikan selle nüüd kokku ja vaatan, kuidas see välja tuli. Te juba olete nüüd näinud seda varasemas videos. Ma nüüd siin alles ei tea veel, kuidas see välja tuleb lõpuks. Aga ma üritan sellest mingisugusegi enam-vähem võrdluse kokku saada. Kes pole digiboksi kõiki kasutanud, siis ma räägin nagu enda reaalseid muljeid. Ja reaalsed muljed on tegelikult väga lihtsad. Motorola on kõige aeglasem ja kõige raskem on seda kasutada seetõttu. Et jah, kui sa vaatad pidevalt ühte kanalit, ei ole mingit probleemi. Põhimõtteliselt ei ole vahet, millist digiboksi kasutada. Aga kui niipea, kui hakata menüüs sirvima, midagi otsima, seda kerima nii-öelda, saatekava, telekanaleid, nii ta kipub hüppama mõnest üle, vahele jätma neid kanaleid ja vajutad uuesti peale, siis talle liigub, vahepeal ei liigu, et noh, tekib siuke segadus. Ja see on nagu väga häiriv. Pikal kasutamisel see häirib. Ja see on selle Motorola kõige suurem puudus. Järgmine digiboks, Harris, nii-öelda vana Harris siis, see kandilisem Harris. Sellega on siis niimoodi, et ta on ikkagi kiire. Ta on võrreldes Motorolaga väga palju kiirem. Et kui te nüüd vaatasite seda võrdlusvideot, siis seal tegelikult seda viivitust peaaegu et ei ole. No, natuke on, aga lihtsalt selliste kanalite kerimisel värki, et selliste asjade puhul, saatekava liigutades sellist asja otsides, ei teki sellist probleemi nagu Motorolal, et ta hüppab kuskilt üle, jätab midagi vahele, et ta ikkagi jõuab nendele nupuvajutustele järgi. Jah, natukene on aeglane, aga see ei ole niivõrd häiriv kui Motorolaga. Motorolal see häirib nagu tõsiselt. Ja ütleme nii, et see vanem kandiline Harris nii-öelda on täiesti kasutatav digiboks. Motorola, ma ütleks, seda ei ole. Aga kõige uuem, mis on nüüd siin, pole kuudki aega väljas, mõned nädalad, siis temaga on nüüd nii, et ta tõesti on palju kiirem. Ta reageerib hetkeliselt sisuliselt selle nupuvajutusele. Vajutad nuppu, kohe vahetab kanalit, kohe näitab saatekava, kõik toimub sel hetkel, kui nagu peaks toimuma. Kui sa eeldad, et sa vajutad nuppu ja midagi juhtub, siis juhtubki sel samal hetkel. Et see viivitust praktiliselt ei ole või see on väga väike ja seetõttu on selle kasutamine väga ja väga mugav. Mis ma ütleks kokkuvõtteks nende 3 digiboksi võrdluses? Võtaks selle asja kokku niimoodi, et kui teil on Motorola, siis kindlasti tasub minna üle uuele digiboksile, sest Motorola on tõesti aeglane, tema kasutuskogemus on ebameeldiv, ebamugav. Niipea kui te vaatate rohkem kui ühte telekanalit, te peate kanalit vahetama, saatekava kasutama, see on nagu pidev frustratsioon, et teda on halb kasutada, ta on liiga aeglane, ebamugav. Et tänapäevases mõistes on ta ikkagi ebamugav kasutada. Saab muidugi hakkama ja võib muidugi kasutada, keegi ei keela, aga kui teil on võimalik, võtke uus. Uus on kõvasti parem. Aga siis nii-öelda see vana Harris, nüüd siis eelmine mudel, see kandilisem. Võrreldes Motorolaga on ta väga palju kiirem. No väga palju. Ta on peaaegu sama kiire kui uus, aga mitte päris. Õnneks selle Harrisega küll ei tekkinud probleemi seda, et kui te vajutate, siis jääb mingi asi registreerimata või ta hüppab kuskilt üle, et seda ei ole. Viivitus on nähtav, aga see ei ole enam niivõrd häiriv. Ja kõige uuem Harrisega, 5305-ga, selle ümaraga, sellega on nii, et kui vajutate, see kohe toimub. Viivitust praktiliselt ei ole.
kasutamiskogemus on väga hea, väga mugav kasutada. nii saatekava, telekanaleid vahetades, kõike seda tehes ta on mugav ja ma arvan, et need ongi põhiasjad, kus teda nagu kasutatakse ikkagi, et enamik vaatab telekanaleid selle Telia digiboksiga ja selleks ta nagu sobib väga hästi. Mulle see uus meeldib ja meeldib just nimelt selle kiiruse tõttu. Ja kui te tahate kõige paremat kasutajakogemust saada sellest Telia TV-st, siis võtke uus VIP 5305. Ta on tõesti neist kõige parem. Kui te on vana Motorola 100% mingi uue järgi, kui teil on eelmine arris, siis mina olen uue boksi poolt, edasiminek on ikkagi tuntav. Et parima kasutajakogemuse jaoks võtke uus digiboks. Kui teid ei häiri see eelmiste bokside aeglus ja mõtlikkus, siis vahet ei ole. Ja heli on sama, mis on eelmisel arrisel. Saate valida siis, mis meil vali saab, stereo või automaatne. Kui teil on mingisugune kodukino või asi järgi, see automaatne on õige valik, et kui teil on mingi digitaalne heli sealt tuleb välja, siis see automaatne funktsioon selle väljundab. Muidu on ainult stereo. Motorola selles suhtes on ainult stereo valik, automaatselt ei ole ehk Motorola ei suuda digitaalset heli väljutada. Selle mõttes on ka puudus. Nüüd oleks aeg küll Motorola juba unustada, kui te igapäevaselt seda kasutate. Kui te vaate korra nädalas selle käima, siis ma arvan, vahet ei ole. Aga tihedama kasutamise puhul siis võtke uus. See on hea ja täiesti kasutatav digiboks. Nagu te nägite, siis tegelikult see video, mida ma praegu teen, läheb üles alles nädala aja pärast. Ehk teie näete seda nädala aega hiljem. Ja see on sellepärast, et mul peab olema aega selle lõikamiseks. Ma pean selle kuidagi kokku miksima ja tõeliselt võtab aega päris mitu päeva, et see muutuks nagu sobivaks ja vaatamiskõlbulikuks. Nii et teie näete see videot reedel, just praegu, käesoleval reedel. Nii et mina tegin selle video eelmisel reedel, aga varsti on käes uus reede ja uus video. Kõike head ja järgmise korrani!